Väga tugevalt kahe kõrva vahelt tuleb spordiala. Et kui ikkagi kahe kõrva vahel süsteem paika ei saa, siis suusahüppajad sealt ei tule. 24. veebruaril ehk vabariigi aastapäeval uus Eesti rekord 204 meetrit. 2 ja 4 siuke äge numbrite mäng ka. See oli tore. Kas sa olid hüppaja jaoks siis natukene liiga suur? Ma arvan, et ma olin maailma üks kõige raskemaid suusahüppajaid. Jah? Kelle kuldsed sõnad olid, sport, eriti tippsport, on rangelt vabatahtlik. Ja see ei ole asi, millele nagu vastu vaielda või mitte. Ongi. Ja mina ei leidnud selliseid toetajaid, et saada ise endale üksinda see 180 000 eurot tol hetkel kätte. Ma mäletan, et ma hakkasin Eestikatele minema, siis ma olin seal Bramirendis tööl veel ja siis ütlesin oma töökaastale, kes üle laua istus, ütlesin, kuule, et ma lähen Eestikatele, ma hüppan uue mäerekordi. Kasvuhormooni tase on ebaloomulikult kõrge, mis siis pidavad viitama sellele, et on anoreksia ehk keha hakkab ise tootma kasvuhormooni ebaloomulikus koguses. Ma tegelikult olen sündinud ikkagi siia maailma, et süüa. Selles mõttes mulle meeldib süüa.